Tere tulemast, kuuleme, vaatame järjekordset Paula podcasti episoodi. Uskumatu, 3. sel aastal. Kui tubli ma olen. Teised teevad iga kuu, aga ma olen mingi aastas 3. Aga täna on meil siis Ragne Raudkett siin külas. Tema on hästi huvitav inimene ja ma tahtsingi teda teile tutvustada. No pressure. Natuke pushime nii imelist inimest, et tema on siis autosõiduõpetaja ja tegeleb bikiini fitnessiga ja treenib, on lihtsalt väga tore inimene. Nii et uurime siis, mis sa teed, Ragne, räägi, kes sa oled natukene lühidalt, mitte liiga palju. Ma üritan hästi lühidalt kokku võtta, olen siis Ragne, tulen siis sellisest väiksest linnast, kus põhimõtteliselt kõik teavad kõiki. Et see on siis natukene väike nagu märumäng, et siis üks mõtleb ja leiutab, kus ma siis... Eestist oled siis, jah? Ikka Eestis. Ma tean seda kohta. Middle of nowhere, ütleme nii. Vanuse suhtes jään vastuse võlgu, pole ammu passi vaatanud, aga võin öelda hingeliselt olen selline 25-ne. Siis mis minu kohta veel, et kui mind linna pealt autoroolist või kõrval Passenger Princessi kohast ei leia, siis kindlasti võib mind kohata kuskil jõusaalist, jooksmast või siis näiteks on spontaanselt jälle mingi hullu hobi enda jaoks avastamas, et sellest ma olen hästi spontaanne inimene, et kui keegi jääb mulle hullu mõtte välja, et kuule, lähme näiteks langevarjuga hüppama või seda, et kui mulle see mõte meeldib, siis ma olen kohe, jaa, davai, teeme ära. Ja siis, kui mulle tullakse, öeldakse, kuule, nüüd oleks, ma natuke, okei, lähme. Aga lõpuks ma ikkagi teen selle ära ja kui mind see asi jääb kõnetama ja lööb mind nagu sisemiselt nagu särama, siis ma selles jään päris pikalt sellise ala peale. Et see on siis nagu lühidalt minust, et kelle vähegi rohkem huvi on, siis võib julgelt kirjutada või Paulale, et siis saab veel vastuseid. Väga huvitav oli see Passenger Princess, kus see Barbad krussis Passenger Princess. Jah, see on see Barbad krussis, küüned on igal pool kinni, et üritas maida, ei, kõik on okei, väga hästi. Ma olen nii õnnelik. Aga sa oled osalenud bikiini fitnessi võistlusel ka. Kuidas sa sinna üldse jõid? Kuidas sa sinna alale üldse jõudsid ja mis on seal nagu suurim õppetund, mis sa sealt oled saanud, et see on siuke hullult suur küsimus on ju? Ütleme niimoodi, et kuna mulle ise meeldib ennast nagu proovile panna, et teatud eluvaldkondades mulle rutiin meeldib, näiteks töö juures on ju, et mulle meeldib, mul on konkreetselt rutiini asjad paigas, aga ütleme väljaspool, mulle meeldib katsetada, et ma ei talu nagu rutiini näiteks ka, et kui on üks kindla spordiala, kus ongi näiteks see, et ütleme näiteks kergejõustikana on ju, et ta peab teatud meetrid hüppama, siis ongi kõik. See ei paku mulle nagu pinget, et ma tahangi nagu väljakutset ennast arendada ja bikiini fitness pakkuski mulle seda võimalust nii füüsiliselt kui vaimselt ennast proovile panna. Et eelnevalt ka ma sellest olin nagu suhteliselt roheline ja kui ma hakkasin sellega siis tegelema, siis suhteliselt kiiresti ma sain sellest aru, et bikiini fitness ei ole ainult toitumine trenn, et hästi suur roll on ka vaimsel poolel, ehk siis vaim ja keha peavad olema tasakaalus. Ehk nii, kui su vaimne pool on nõrgem, see annab järgi, siis keha mingi hetk lõpetab koostöö tegemise ja sellest ei tule mitte midagi välja. Ja et selles suhtes, et see andis mulle nagu hästi palju nagu juurde, et ma õppisin ise ennast tundma, kompama oma piire, et kui kaugele ma olen võimeline nagu minema ja jällegi see arendas hästi palju kontrollima oma nagu mõtteid. Et selles paratamatult sa oled nagu näljas, sul on suur kaloridefitsiit, sul on rasked trennid, sul on täpselt graafiku järgi, kuna sa sööd, kuna sa magad, palju kuna sa vett jood, kuna sa poseerid, sul on väljaspool trenne veel muu aktiivsus, lisaks kaardiole sammud, kõik need asjad peavad päeva jooksul tehtud saama ja sa pead ka samas ka hoomama stressi. Et sa ei tohi lasta kehal minna stressi, kuna keha on niigi stressi olukorras on ja pluss veel see, kui sa aju niigi ei tööta, arvestades minu tööd, et ma sõiduõpetaja, ma pean seal ka veel toimima, pean õpilaseks ka olemas olema. Nii väsitav tegelikult. Ütleme, et ma isegi imestan, ma sain hakkama, et ma isegi ütlen, ma ületasin ennast, ma poleks arvanud, et ma saan niivõrd hea vormi, et ma arvasin, et vorm tuleb nagu kehvem, et see oli minu jaoks nagu hästi üllatav, kui kuivaks ma sain ja mis lihasmass mul tegelikult oli olemas. Ja ütlen ka, et tööd oli nagu, ma ütleks, et nagu raske teha, ma toimisin, aga pigem see stikuleerimine, miimika mul vähesemaks, ma istusingi suhtlemine, ja lähme paremale, vasakule, et see nagu vähendas mul igal võimalusel, kui ma sain, et mida lähemale võistlustele ma jõudsin sellel perioodil, igal võimalusel ma istusin, et ma tahtsin seda istuda, see seismine juba lihtsalt võitis nii palju energiat minut ära. Aga ma ei kahetse ja kindlasti ma lähen uuesti sellele teekonnale, aga hetkel ma tahangi tegeleda nii-öelda oma vaimse poolega rohkem, et saada see veel tugevamaks ja nautida ka veidi elu, enne kui ma selle nagu teekonna uuesti ette.
sest ütleme, lisaks oma põhitööle, see on ka 24/7 teine töökoht põhimõtteliselt. Aga no ja minule tundubki see nii keeruline ja raske, et ma ei viitsiks. Ma tean, et mulle juba ei sobiks vaata, sellepärast, et kuigi mul on ju klientidest tegelikult on väga palju neid inimesi, kes teevad seda, kes tulevad, sul peab nagu nii suur kuramuse isikupära ja see jõud olema, et sa võtadki igale poole oma karbi, sa sööd seda, siis mul on nagu mega imelik teie ees süüa mingi, ma pole söönud, et ma tahan ühte kommi, on ju, siis ma nagu, äkki sa tahad ka vaata. See ongi inimeste puhul nüüd hästi erinev, et selle alas ongi see distsipliin on oluline, motivatsioon tuleb ja läheb, see ei ole edasi või jõud, on see distsipliin. Keegi matsutab kooki, ja, et see spordiala ei sobigi kõigile, et inimesel peab olema see miski, temas peab olema see miski sees, mis viib ta lõpuni välja ja mis paljud tüdrukud paratamatult unustavad selle spordiala juures ära, on see, et miks nad seda teevad, mis su eesmärk on. Kui su eesmärk on lihtsalt minna lavale, saada hullud kuivaks, ennast ägedaid pilte, siis asi ei ole õige spordiala sinu. Just täpselt, et tegelikult sa peadki nautima kogu seda protsessi selle nii-öelda kasvatamisperioodis, kui sa lähed nii-öelda dieedil, on ju see ettevalmistus, sa pead kogu seda protsessi nautima, sest minu oli täpselt see, et see ala pani nii särama, ma olin täiesti nagu väsinud ja kõik, aga see mõte, et see pani nii särama ja ma ütlen ausalt, ma nautisin seda raskeid trenne, see teekond on näha, kuidas mu keha muutub, nautisin seda rohkem. Ja kui mulle öeldi, et kuule, et me nädala pärast on lava, ma ei tea, tegelikult ma oleks veel siin nagu protsessis, et see lava üldse ei olnud minu jaoks eesmärk, et ma tahan sinna jõuda ja ma nautisin kogu seda stragelit, mis mul selle kogul teekonnal oli ja ütlen ka, praegu ka ma prepin, võtan oma karpidega toitu kaasa, mind üldse häiri, kuskil ka näiteks jõusaalis, et mul on kiire, mõtlen see karbi lahti, garderoobis pingi, ma lihtsalt söön oma asja ära. Et alguses tundus nagu veider, et inimesed ikka vaatasid, mis sul täna seal sees, mis see, mida sööd, vaata. Et alguses tundus see nagu imelik ja nagu veider, kas ma ise endale kindlaks, et see on minu asi, ma teen seda endale, mitte kellegi teisele. Et see, kui neid see häirib, see on nende enda mingi probleem, mingi trigger, on ju. Et see ei ole nagu asi ei ole minus tegelikult. Ja mind see, kui see häirib, kui keegi sai kõrval kommi või midagi lubamatut, sest kui sa oled oma selles elemendis, sa tead, miks sa seda teed, siis see häiri sind. Et sa oled nii omane selles, kuidas ma ütlen, nagu raamis kinni, see on oma programm ja sa jälgidki seda, aga see ongi oluline, et sinus on see distsipliin ja tahtejõud. Tegelikult on see ka vaata, te sööte nii korralikult, et kui minul on ka see, et ma söön korralikult, ega ma ei tahagi midagi magusat, mul täitsa suva, kas mul on see laua peal või ei ole. See ongi see, et te toitute tegelikult nii regulaarselt, et sul võib-olla ei tekigi seda nii hullu isu, kui mina ette kujutan, vaata. Et me oleme täna väga tervislikud, meil on siin, minu süü on see, mina pakkusin Red Bulli, et see, me muidu ei jõu Red Bulli, aga täna oli vaja. Sorry, minu süü. Aga ütleme ka niimoodi, et tegelikult sa harjud selle tühja kõhuga ära. Alguses on nagu raske, aga mida prep edasi, sa harjutub seda tühja kõhu tundega ära, see on iga päev. Sa juba tead, et sa tead, et see tunne on, sa lihtsalt harjud sellega ära, et inimene ongi harjumusori, sa lihtsalt harjud sellega nagu ära. Et see väsimus ja see on nagu paratamatu, et seal ongi jällegi hästi oluline see unekvaliteet ja treeningutest kõik taastumine, et see on ka hästi oluline, et kuulata oma keha, et mis paljud ka nagu teevad, et kui see vaimne pool ei ole paigas, hakatakse üle treenima, muututakse veel enesekriitilisemaks, hakatakse ennast teistega võrdlema ja siis sealt hakkabki siis see vaimne pool nagu nii-öelda lagunema. Et minul oli ka alguses, ma hakkasin ennast nagu tohutult võrdlema teiste sportlastega, aga tal on see parem, mul ei ole, miks ma lähen sinna, miks ma teen seda. Et hakkasin nagu enda otsuses kahtlema ja kuna oli mul esimene hooaeg ka, ja siis ma võtsin ühe hästi tuntud Eesti kulturisti, bikini fitnessi sportlasega siis ühendust, et kirjutasin talle nagu oma mure, et esimene hooaeg, kõik tundmatu maa mulle, et ma ei tea, mis mind ees ootab, kuidas ma üldse vastu pean, kõik inimesed on erinevad. Ja ta ütles mulle hästi õpetliku nagu lause, et kui sul on siht, eesmärk silme ees, ära jäta tagant ust lahti. Oma taganemisust ära jätta lahti, pane suks kinni, et sa saad ainult edasi minna. Ja see andis mulle selline tohutu nagu jõu, et ma läksingi lõpuni veel. Ma kogu aeg mõtlesin, kui tahtsin alla anda. Mõtle selle peale, see tagant uks on kinni, sa ei saa tagasi astuda. Sa oled juba välja kuulutanud, ma lähen, ma teen, kõik elavad sulle kaasa, uurid, kuidas sa lähed. Sa ütled, et sa ei lähe. Ja, just. Ja see tekitas ka minus endas selle, et kuule, ei, sa ei ole selline nõrgukene, et tee ära nüüd, et sa saad hakkama küll. Et selle ongi see, et siis sa leiadki endast distsipliini ja jõu, et kui see asi on sinu jaoks, et ta peabki
peabki sinust selle sisemise leegi nii-öelda sütitama. Kui seda ei ole, siis asi ei ole nagu õige ja paljud jätavadki, ütleme, vahetult enne lava siis selle dieedi kõik pooleli, sest lihtsalt vaimne ja kehaline pool ei tee koostööd ja keha lihtsalt panebki seal hetkel mingi seina ette, keha lihtsalt ei toimi enam ja ongi kõik. Et sa võid kaloraasi veel vähemaks võtta, sa joo vett, sa teed, ütleme, päevas mingi 2 tundi kaardiot, aga lihtsalt kui vaimne pool ongi seal mingi plokk ees, siis ongi kõik. Minul on ka enne reisi näiteks, ma võin minna, ma olen siuke chubby, on ju. Ma olengi nagu stressist muutunud chubbiks ja näiteks ma ei olegi söönud väga, on ju. See tähendab, mu kaloraas on väga madal, on ju. Ja kui ma lähen reisile, seal hoopiski söön megalt, siis on vastupidine efekt tekib. Ma lihtsalt puhkasin juba mõistusega, on ju. Ja siis ma olen järsku palju peenem kui enne. Et see ongi see stress, vaata. Ja just, et see ongi see, et kõik algab tegelikult meie peast. Kõik algab peast ja siis keha tuleb järgi. Et kui sa lasedki seda pinge maha, näiteks söömise osas ka, et ei pane endale mingeid ulmepiiranguid, ei piitsuta ennast, lased lõdvaks, siis keha annab järgi. Et seepärast ongi see nagu body-mind contact, mida öeldakse ka, on ju. Et trennis ka, et sul on nagu see muscle connection, nagu öeldakse, et sa tunnetad nagu kehaga kogu oma lihaseid, et see ei lähe lihtsalt, et osad teevad seda ego-liftingut, on ju, mida rohkem raskust panemas, kui ma olen, on ju, aga tehnika täiesti on allapoole arvestust, lõhutaks, tehakse endale rohkem liiga. Et sellepärast ongi see, et see vaimne pool peab paigas olema, et kui sul vaimselt on kõik tasakaalus ja sa oled ise endaga nii-öelda heas kohas, siis keha toimib. Keha lihtsalt tuleb järgida kõike, mida sa nagu vajad. Tead, mis mulle praegu pähe lõi? Ma nägin, vahepeal näen siuksed mingeid klippe huvitavaid. Mulle ei anna see eriti midagi, aga nämus on nüüd jagatud tarkust. Mingi mees rääkis, et tegelikult, kus eriti noored ka ja lapsed, et kuidas sa lõhud kõige rohkem lihast, on hoopis pärast trenni. Et see lihas, nagu kui ta ei taastu, siis peaks võtma ma mäletaks 2 või 3 sooja muna ära sööma, keedumuna. Tegelikult ma pean näen siukest huvitavaid asju nagu. Et jah, see on nagu oluline, mida sa ka peale trenni sööd, et sa nagu aitad oma lihase taastumisele kaasa, aga jah, selles suhtes, et miks ei ole progressi, et mõni mõtleb, ma käin 5-7 korda nädalas jõusaalis, täiega lammud on, arengut ei näe, ongi see, et ei lasta lihasel puhata. Sest jõusaalis me ju lõhume lihast ja peale siis treeningud nii-öelda, kui me taastume, siis lihas nagu areneb ja kasvab ja peame andma kehal nagu puhkust aega, et sellepärast treenitakse erinevaid lihasgruppe erinevatel päevadel, et lihas saaks nagu taastuda, et mida suurem lihasgrupp, seda rohkem ta taastumisaega vajab. Ja kindlasti on ka see, et peab ka vaatama, et see toit, see kütus, mida me kehale anname, see on kvaliteetne, et ei ole lihtsalt, et sõmbad pitsa peale just pärast. Täpselt, et makrodesse mahtus 500 kalorit oli mul alles, et mahtus pitsa siin ära, et aga see ei ole täisväärtuslik toit nagu kehale ja lihastele, et ei saa sellest nagu areneda kasvada, et tegelikult on sellel toitumisel nagu väga oluline nagu alus, aga sama on ka taastumisel, unel, kvaliteedil on ju, et selle kui stressivaba su elu on, see kõik tegelikult mõjutab meid, seda lihasprotsessi, seda arengut kõike. See magamine on mega oluline. Ja, et vähemalt 7-8 tundi und, et kui me hakkame une arvelt nagu mingeid asju kompenseerima, siis pigem me kaevame enda laugu sellega. Et see ei ole nagu edasi jõud. Et siin on ka jällegi see, et ütleme isegi, et mida vähem, seda parem, et ei pea ka nagu sellest mõtet nagu meeletult üle pingutama, et jah, et kes teevad nüüd seda bikini fitnessit konkreetselt, jah, seal me lähme ebatervislikuks teatud piiridest, on ju, mida lähemale lavale, seda ekstreemsemaks läheb, et oleneb jällegi inimesest, et kui palju kellelgi vaja on, aga see ei ole tervisespordiala, seda mõtlen kohe ära. Aga jällegi on ka see, et kui mingi periood ollakse ebatervislikumas kohas, siis ei ole pikka aega, see on paar nädalat, et siis seal tullakse võimalik kiiresti nagu välja, et jällegi, kes tahab lihtsalt oma tervist nagu nii-öelda turgutada, hoida, siis ütleme 3-4 kord nädalas jumal okei trenni teha, et ei pea mingi meeletult seal raskusjuhama, lihtsalt keha kergelt nagu läbi liigutada, et lihastoonus siis nagu hoida, et lihasel on see impulss lihtsalt, et ta säilitaks seda ja kui tahta siis nii-öelda lihast kasvatada, siis et raskustega veidi siis nagu minna kõrgemale või korduste arvuga. Et siin on ka jällegi, ma soovitan, kes tahabki näiteks seda spordialaga lähemalt tutvust teha või jõusaaliga, et kindlasti võtta endale treener kõrvale. Aga näiteks siuke hea küsimus, kui keegi nüüd tahakski, siis ta mõtleb, kaua mul aega kulub selleks. Kaua sa pead arvestama, et sa hakkad enne võistlust treenima?
No mina alustasin ja see oleneb kindlasti geenidest, mida eelnevalt on siis tehtud, võib-olla mingi teisi spordialasid tehtud, sest mina ise alustasin ju 90-aastaselt ratsutamisega ja siis mul oli ka, et lapsepõlvest saadik ma kogu aeg niisugust nagu rasket füüsilist tööd teinud, et see on ka kindlasti mulle mingi põhja alla pannud ja konkreetselt jõusaaliga ma alustasin 2019. Et nüüd ma võrdan ka näiteks oma 2019 aasta pilti, kui ma alustasin, näiteks või treener filmiski selja tagant harjutust, et kuidas mu selg välja näeb ja siis näiteks poole aasta pärast vaatasin, mul selg oli nagu laiemaks juba läinud, et selles mõttes, et selle jätkusuutliku treeninguga ja toitumisega, et see protsess võtab nagu aega, et kui lavale ka minna, et ütleme, kui on eelnev kogemus 0, siis aastaga kindlasti ei saa, et ütleme, et 2 aastat võiks vähemalt kasvatada, arendada ennast, siis teha nii-öelda mingi minikat, vaadata, mis sealt siis nagu tulnud on, et mida oleks siis nagu juurde vaja, et see ikkagi võtab nagu aega, et paljud mõtlevadki, ma lähen, et ma teen pool aastat trenni, pool aastat teedil, ma olen lava valmis. Et paraku ka Eesti lavadel on näha olnud seda, et ei ole nagu seda lihast ei ole vormi, et liiga hakatakse kiirustama, et kuna see on aeganõudev protsess ja paraku naistel on raskem lihast kasvatada kui meestel. See on nagu paratamatu, et see lihtsalt nii on. Et looduse poolt on juba niimoodi, et mehed ongi maskuliinsemad, naised on pehmemad, et paraku on meil raskem seda lihast nagu kasvatada ja mida vanuse juurde tulles ka, me peame rohkem pingutama, et seda siis säilitada. Aga näiteks, kui oled natukenegi ülekaaluline, siis on ka ju võimalik. Ja ikka, et see ei ole üldse takistus, et kui ongi, ütleme, rasvaprotsessil rohkem ülekaaluline, see ei ole takistus. Et kui on vähegi nagu tahtmist ja seda sütikust, seda sporti teha, go for it. See ei ole mingi takistus. Ja samuti ei ole, ütleme, vanus mitte mingi takistus. Võib ka 40-50 alustada sporti. Jaa, ma nägin neid meil medaliste seal Hispaanias. Et näiteks Esta, ülihea näide, võimas naine, aastakümneid lihtsalt kütab lavasid ja siiamaani on alati esikolmikus. Et tema on minu jaoks ka hästi suur inspiratsioon, et kui sa midagi väga tahad, see ongi sinu elustiil, siis lihtsalt suudadki seda teha, seda saab ka nagu väga tervislikult nagu teha, et ei pea nii ekstreemsustesse minema, et teil oleneb ka inimesest ja mis on siis tema nagu eesmärgid. Ja Gerta ka, neil on nagu mõlemal väga hea vorm ja tegelikult minu arust kumbki ei ole siuke mingi jõusaali hull või nagu täitsa teevad töö kõrvalt, söövad, elavad. Jah, et sa suudad nagu tasakaalu panna, et sa teed sporti, sul on töö ja sul on muu elu ka, sest paratamatult, kui sa oled seal võistlus ettevalmistusperioodil, siis paratamatult su sotsiaalne elu kaob ära. Sul on käinud kas siis töö, kodu, trenn, sööd, magad kõik, sa rohkem, sul lihtsalt ei mahuta ära. Aga see on ainult selle eel, on ju? Et ülejäänud ajal jah, just, et ütleme, et nagu pool aastat ütledki tšau, mind pool aastat ei näe, ainult pool aasta pärast nagu näeme, et ja hästi oluline on ka lähedaste siis toetus, et nad mõistavad ja ka saboteerima. Et näiteks mul sõbranna tegi ka ühe võistlushooaja ja siis tal toaegne elukaaslane töötas tema vastu. Viskas ta toitu minema, ei lasnud tal trennis käia, lihtsalt saboteeris seda, sest talle ei meeldinud, et tema selle spordialaga nagu tegeleb. Et selles mõttes, kuna kui sa oled niigi väsinud, sa vaimselt ka, inimesed paratamatult see hetk mõtlevad nagu üle, sest aju ei tööta nii nagu peaks, sest toit ei tule ju peale, energiat ei ole, et siis inimesed on ka, ütleme, võistluse ettevalmistusperioodil, mida lähemal lavale, emotsionaalsemad, tundlikumad, et mõeldaksegi rohkem üle, et siis ongi see lähedaste toetus või siis ka treeneri toetus ülioluline see hetk, kes toobki sind maa peale tagasi, kuule, kõik on tegelikult hästi, kõik on okei. Ja mina ütlen ka, et ma olingi ettevalmistusel, tegin treeneriga trenni, kõik hästi, siis ma ütlesin, kuule, ma hakkan lihtsalt lambist nutma. Lihtsalt tulevad sul nagu pisarad silma, sest sul lihtsalt hormoonid, eriti naistel, mängi on nii sassis kõik, et sa lihtsalt mingi iga pisi asjast lihtsalt vaatad keegi, näed mingit koera, et lihtsalt pisarad tulevad, et see on täiesti nagu inimlik ja lähedased peavad sellest nagu aru saama, et nad teavad, mis sinuga, jah, just, et mis sinuga toimub, et üks hetk sa naerad, teine hetk sa oled seal nurgas nutad, üks hetk oled täiesti tige, sa oled nagu armsakene, et lihtsalt nende tujude kõikumist ja kõige arvestama, aga seda pole kõigil. Et see nüüd oleneb, sest mul öeldi ka, et kuule, et sa dieedil, aga kuidagi liiga normaalne, vaata. See ei ole kuri ja näljane, vaata. Et see tulegi mulle kallale. Et minul oli nagu lihtne, et ma ütleks, et ma olin raske, jah, vahest oli nagu kõht nagu tühi, aga ma teadsin, miks ma seda teen, miks seda vaja on ja mul oli selles mõttes kõik nagu tasakaalus. Ma ütleks, et ma oleks nagu kuri olnud või hullult palju neid emotsioonide kõikumisi on, pigem ei olnud.
Mul oli pigem see adrekas, et mis edasi saab, et kuhu see keha nagu, et peale esimese võistlust, kuhu see keha nagu veel edasi saab minna või et mis järgmine võistlust on, mis lavavorm on, et mul pigem oli see, et mul panin seda adrekat nagu pealt, et mul oli see uudsus, see huvi, et mis nüüd edasi, et millised teised on ja milline see lavaluuk nüüd on ja milline meik teha, milline soeng, et see kindlasti hoidis ka meil seda tuju nagu rohkem üleval. Fitnessis sa oledki seda distsipliini pidanud nagu järgima, et kuidas see sind on elus muutnud või sind aidanud veel? Kindlasti see distsipliin on ka mul teistes eluvaldkondades mul hästi palju abiks olnud ja juurde andnud ja lisaks, sellest mul on juba varem ka see distsipliini olnud, et isegi on väga selline ebameeldiv asi, aga ma tean, ma pean selle ära tegema, lihtsalt nagu ma see davai, mõtlen iseenda peast, davai, teeme ära, saad hakkama, et ongi, alguses võib-olla nagu paha, ei taha, aga siis sa teed ära, et pärast tunne, et said sellega hakkama, et see, kuidas ma ütlen, annab sulle veel rohkem nagu jõudu juurde. Kindlasti bikiini fitness on mulle andnud ka juurde õpetanud kannatlikkust, et muidu ma olen hästi kärsitud, kui ma tahan midagi, mul on kohe vaja, et miks ma ei saa, siis mul on enda peale pahane, et see on mulle õpetanud kannatlikkust, et minna oma eesmärgi poole samm haaval, et võttagi asju nagu rahulikumalt ja nautida rohkem seda hetkes olemist, et see on ka mulle hästi palju juurde andnud ja kindlasti ka seda, et kui sul on mingi eesmärk, et isegi kui sinu teel on tohutu palju takistusi, oluline on mitte alla anda. Et ja hästi olen ka see, et ära karda nagu läbi kukkuda, julge kukkuda, aga oluline tõusta püsti ja minna edasi. Ja kindlasti see ka, et olla iseendast nagu üle, et ütleme, et nagu ma ütlesin eelnevalt ka, et see vaimne pool on nagu hästi oluline, et kui peas hakkad mingid, ütleme ka, et kui sul ongi ebamugav, siis keha ju tahab kohe meid viia sinna mugavustsooni tagasi. Sul peas hakkad mõtted käima, aga äkki see ikka ei lähe. Kodus tekkijana on parem. Äkki ikka võtad selle kommi üks ja midagi, et pea hakkab meile genereerima, ta tahab meid hoida siin turvalises keskkonnas. Ja kui sa suudad sellel peas oleval häälel vastu, et ei, ma lähen, ma teen, siis pärast, kui seda asja ära teen, siis see võidutunne on meeletult suur. Ja see on ka jällegi edasi või jõud ka muude asjade puhul nagu elus ka. Ja mis mulle veel kohe tuleb mõttesse, et mis see fitness on mulle nagu veel edasi andnud, on see, et kui mul tulebki elus mingi ootamatu või ebamugav olukord, ma suudan seelitada külma närvi. Ma ei lähe nagu paanikasse, ma suudan olla nagu tasakaalukam. Ma olen su tööst ka, vaata, kui sa tööst. Ja kindlasti see on ka. Ja ma arvan... Ma arvan, su töö on ka sind õpetanud seda kannatlikkust, et sa ei lähe paanikasse. Kuule, ma kujutan ette, mis sul seal juhtub, nii et sul on kaks asja koos, vaata. Kindlasti see töö on mainitud bikiini fitnessist nagu see läbi teha ja kindlasti see bikiini kogemus on ka mind töös nagu toetanud. Neil ongi nagu käsi käes käinud, sest nad on et need asjad, mida mul läheb see spordis, läheb mul töös vaja, et nad on nii nagu üks ühele tegelikult, et selles suhtes, et seal saab ka ikkagi olema see kesine olema, distsipliini hoidma, kannatlik olema, rahulik, motiveerima, leidma õpilasele ka selle distsipliini, et kuule, rahu, teeme nüüd nii, et ja seda toetust ka, et jällegi ütlegi bikiini fitnessis ka treener toetab mind, siis ma tunnen ka, et töös ma suudan paremini oma õpilisi toetada ja ma näen kiiremini neis selle olukorra ära, kui nad hakkavad vaimselt murduma. Et ma panen kiiremini juba seda nagu tähele, et ütleme, kui mul tuleb uus õpilane, ma olen taga heal võib-olla 2 sõidutundi teinud, ma juba tajun teda ära, et nagu vaimselt, et mis on tema nagu tugevus, nõrkused, kus tal võib tekkida mingi murdumishetk ja ütleme ka selle motivatsiooni koha pealt, et ütleme, sõiduõppes kõik on nagu hästi, aga lihtsalt ma näen, et õpilasel on midagi südamel. Et juba näed ära, et midagi teda nagu häirib, et ta pole päris see, mis ta nagu eelmine kord oli. Ja alati ka sõidutunni lõpus võtame ju sõidutunni kokku, et mis läks hästi, mida võiks siis veel nagu üle vaadata. Ja vahest on ka niimoodi, et õpilased ise hakkavad ennast avama. Et ma näen, et nagu mures küsin ka, et kas kõik on hästi, kas sa tahad midagi nagu jagada või on sul mingi mure ja siis nad avavad ennast. Mõned kukuvad ka nagu, hakkavad pisarad voolama, siis ei ole
ma olen alati autos taskurätid olemas, sest juba valmis. Hoiad kinni, vaata siis kuskil, kui keegi küsib õigel just, kohal. lihtsalt las see emotsioon nagu välja, sest jällegi sellest fitnessist ka on ju, ma tean seda, et sul kuhjub, et sa peadki laskma selle välja, et see lihtsalt nagu surub sind ja siis räägivadki oma nagu kas siis eraelust või peres või koolis mingid mured on, noh okei, jah, minu pausiaeg on, aga lihtsalt ma tunnen, et ma tahangi talle toeks, ma tahan aidata, sest ma samastun temaga, sest ma tean, mis olukord see on, mis tunne on seal sellises olukorras või selles asjas sees olla. Ja kui oluline on see, et isegi kui sulle öelda mingit nõuet, et lihtsalt keegi kuulab sind ära. Ta ei pane sulle mingit hinnangut, ta ei hakka sind nagu maha tegema sinu otsuste või nagu asjade pärast, lihtsalt kuulab sind ära, sul hakkab nagu kergem ja see on nii hea näha, et ta lähebki nagu naeratusega nagu autost ära, et kuule aitäh sulle, et mul hakkas palju kergem, et siis nagu ma tunnen nagu eks see, kuidas ma ütlen, nagu missioon ka, et ma tahangi inimesi nagu aidata, et need oleks nagu hea. Aga sa aitadki? Ma liigun sinna edasi, et sa oledki õpetaja tegelikult ja õpetajate roll, mille nimel ma praegu ka nagu võitlen kas või oma lapsekoolis, et kui sa oled õpetaja, siis sa pead õpetama inimesi, sa õpetad neid kas õppima koolis, et kuidas õppida, kuidas sa saad selle selgeks, mitte sa ei karista neid ja sina õpetad neid sõitma, mitte et ma räägin, et nii raske on täna leida õiget autosõidu õpetajat, eriti on pärast näitan teile või räägin inimeste hirme reaalsest elust, aga inimesed kardavad juba minna kuskile koolitusele, õppima autokooli, neil on hullud hirmud, on erinevaid õpetajaid, kes võib-olla mõnitavad, pilkavad, et kõik siuksed asjad täna me ei saa öelda, et need on lumehelbekesed, vaid et kui sa oled õpetaja, sa pead võtma ennast nagu toetava rollina või et sa oled toetav inimene selles õppeprogressis on ju, et sa toetad, sa õpetad, sa aitad, et sa nagu, see on sama, et kui meil on kokatund, siis me mõnita, kuidas sa niimoodi lõikad, sa on nagu, kuule, hallo, niimoodi oskadki, sa ei oska üldse süüa taha. Et sa pead õpetama, võtta nuga, hakkame lõikama, lõikad selle nurga all, teed nii, see on õpetamine. Aga täna on see nagu nii mööda ja sina töötadki siis motohundi autokoolis õpetajana. Miks sa üldse selle töö valis? Kuidas sa sattusid sinna? Ma räägin siis natuke nagu background story'd ka, et ma ütlen kohe ära, et mu unistus ei ole kunagi olnud saada sõiduõpetajaks. Never. Ma usun, see on siuke. Ma ei ole sellest kunagi. Nii random kuidagi tegelikult. Ja kus siis mõte, et ma siiamaani, et ei suuda ikka veel uskuda, et ma teen sellist tööd. Mina ka ei suutnud uskuda, aga samas mu üks klient Soomest, tema naisterahvas on bussijuht. Äge. See on nagu nii random, aga sa oled jälle, sa annad oma osa sinna ühiskonda ja kõik, et sina samamoodi, et sa saad ju tegelikult ju beebid endale. Pole vahet, mis vanuses beebi siis õpetad meil, aga nad on meie liiklusbeebid ja sa annad neile aluse, kuidas käituda, kuidas on õige, et see on ju üksteisega käitumine, aga sa märatsed seal on ju tututad või mis iganes, oled ebaviisakas, sina õpetad neid. Jah, sest meie ju kujundamegi praegu liikluskultuuri ju, et milline hakkab meie liikluskultuur välja nägema 5-10 aasta jooksul, et milliseks see nagu kujuneb, et meie ju paneme sellele nagu just selle aluse, et sõiduõppes on ka näiteks hästi palju on olukordi, kus mõni õpilane küsib, miks ta nii teeb, kas nii võib teha, et ma ei tea, et siis nad arutlevad ka ja paljud ka nad praegu ei tohi teada, nad märkavad. Et on halvasti kasvatatud. Ja just, et nad nagu märkavad ja hästi kihvt on ka, et mõned õpilased tulevad, kes ka nagu juhendajaga, et siis nagu vanematega kodus on ja lisaks siis koolisõidutundidele. Ja siis meeldib ka, et ma ütlesin oma vanematele ka, et sa teed seda valesti, seda nii ja nii tegema. Ja hästi huvitav on ka, et tegelikult vanemate poolne positiivne tagasiside, et kui küsivad, küsi oma sõiduõpetaja käest, kuidas siin peab näiteks suunda näitama, et kas siin selline paiknemine õige, et nad ise tahavad ka oma sõidustiili nagu parandada, et õpivad oma laste pealt, et see on tohutult nagu äge näha, et inimesed tahavad ka oma sõiduharjumusi nagu muuta. Et nad tunnevad sellest huvi, mitte see, et ära targuta, mis ikka tead, sa load kätte ja siis vaatame, et selles mõttes on see suhtumine nagu hästi muutunud, mis on nagu hästi tore, aga jõuame siis selle, kuidas ma sinna nagu jõudsin. Ma hästi leid, et ütleme, kui ma gümnaasiumi ära lõpetasin, siis mina ei teadnud, mida ma edasi tahan teha. Et ma mäletan mu klassikaaslased, kes tahtis saada arstiks, kes tahtis saada nagu õpetajaks, mis kõik juba teadsid, mis nad nagu tahavad edasi teha, ma ei tea. Ma ei tea.
et kui oli siis 12. klass, ma lihtsalt üks mõte, mis mul oli see, et ma tahan Eestist ära minna, et ma tundsin, et see keskkond on minu jaoks ei ole nagu õige, et see kõik nagu lämmatas, mind ma olin nagu nurka surutud ja siis ma läksingi lihtsalt peale gümnaasiumi lõpetamist, läksingi välismaale tööle. Et alustasin Taanist, siis Taanist liikusin edasi Saksamaal, olin seal nagu veidi aega ja siis kui ma tagasi Eestisse tulin, siis oli juba see, et okei, tegelikult vist peaks nagu kooli minema, et ma ei tahtnud talle seda suuret kohe nagu panna. Ja hakkasin siis neid koole vaatama, ühte vaatad, teist ei olnud seda, mis mind nagu kõnetaks, aga siis vaatasin, et midagi võiks ju nagu teha, siis ma läksingi õppisin sekretäriks. Tegelikult mul on ka sekretäri paberid. Ja peale siis sekretäri paberite omandamist läksin proovisin kätt ka juuraalal. Aga selle ma jätsin, jaa, olen juurat õppinud, aga selle ma jätsin pooleli, kuna ma tundsin, et see surus mind nii raamidesse kinni. Et näiteks tekkis mingi olukord, ma hakkasin kohe mõtlema, okei, kui ma teen nii, siis see paragraaf ütleb seda, kui ma teen seda, siis see paragraaf ütleb seda. Siis sa tulla kastist välja omamoodi lahendada. Ja just, et ma olingi selles seadustes nagu nii kinni, et oligi hästi huvitavaid aineid, mis mulle tohutu nagu meeldis, aga ma tundsin, ja siis ma hakkasin mõtlema tuleviku peale. Kas ma tahan kuskil nagu advokaadibüroos töötada ja et ma pean kogu aeg täiendama, seadus ongi minu nagu piibel, ma pean sellest lähtuma kogu aeg täiendama, uuendama, mõtlesin, et ma ei ole selline inimene, ma ei ole üldse nagu kontori inimene, et laua taga istuda 8-5 toksida ja et sellest, kui mul oli praktika ka, et käisin kohtus ju ka istungeid vaatama ja siis niimoodi mõtlesin, kas kujutan ennast ette, et ma olen nagu seal ja teen sellist asja. Ja sul on ainult probleemid ja just. Need põhimõtteliselt ei lahene, sest need kohtuprotsessid on nii pikad, et võib-olla need kestavad su terve elu ja sa mõtled võib-olla kogu aeg selle peale. Sul on see nagu siin kukile ja nagu õudne. Mis mulle veel pani nagu suure ei ette on see, et mina ei suuda musta pesta valgeks. Kui ma tean, et inimene süüd, aga ma pean tõestama, et on õige. Nagu valetama seal. Jah, et minule südametunnistusele see ei sobinud. Et seal on ka kindlasti inimesed, kellele sobib, kes ongi küll ma pereliselt, et okei, kõik silmaga pilgu on ja võtsin ei, see pole minu jaoks. Siis jätsin selle pooleli, siis läksin Otepääle põllumajandusega tegevuse tallu tööle, olin seal ikka päris pikalt. Ja siis sealne kolleeg hakkas gümnaasium lõpetama, siis teises brosüüri, et ülikoolide kohta. Ja siis juba ennem seal ma ketrasin ka mõtet, et tahaks ikka midagi õppida, et ikkagi tahaks kuhugi edasi liikuda. Ja siis ma hakkasin ka seda lehitsema, vaatasin, mis koolid on, mis erialad ja siis mul jäi silma, et oli Tallinna Ülikool, Haapsalu kolledž. Selline eriala nagu liiklusohutus. Et see oligi nagu liiklusega kõik seonduv, et linnavalitsuste tööga, transpordiameti töö, kõik, mis vähegi liikluseks seotud. See päris huvitav on nagu. Mõtlesin, ma lähen proovin, et kui saan, siis on minu jaoks mõeldud, kui ei saa, siis ei pääse. Katsid kõik veestused läksid hästi, sain sisse ja siis meil ikka nii-öelda valikained, kus oli siis nii-öelda õpetajakutse kvalifikatsioon ka. Siis mõtlesin, aga miks mitte? See samas tundub nagu huvitav, mulle nagu autod nagu meeldivad, see on nagu liikuv, mõtlesin, aga ma ei saa paberi teha, aga mis tähendab tööle peab minema, et ega paber halvaks läheb, ma ei tea kunagi, kuna mul läheb vaja. Ja siis ega ma tööle sinna nagu nii ei lähe, ma lihtsalt teen ära. Ja see mõte oligi, et ma lihtsalt teen ära, ma ei tea kunagi, never, kuna võib vaja minna. Ja siis oli ka vaja praktika teha, et pidin vaatuspraktika tegema, et vaatama siis sõiduõpetaja tööd ja siis tegema nii-öelda sõiduõpetaja praktika, kus ma mängisin nii-öelda ise sõiduõpetajat ja pidin loenguid tegema ja sõidutunde. Aga enne, kui ma üldse kooli läksin, siis ma tegin ju A-kategooria motohundis paar aastat enne seda. Aga mulle tohutult nagu meeldis siin, mulle meeldis see õppemetoodika, need õpetajad, see lähenemine, et kõik oli nii kodune ja chill äge. Siis võtsingi Eveliniga ühendust, ehk siis motohundi omanik on ju ülemus mul, et kuule, et ma olen endine A-kati vilistlane, ma olen siuke mure, et mul nagu praktika tulemas, et kas ma saaks siis motohundis selle teha. Evelin, nagu ikka pole probleemi, tule, teeme ära. Ja siis sealt hakkaski nagu pall veerema. Et Evelin ütles ka mulle, et kui on huvi, et siis saab tööle ka, siis mina mõtlesin nagu hea nali on. Ja, et ma nagu nii ei tule. Et nii prestiisikas autokool on, et kui näed ka kollektiiv püsib, keegi ei liigu nagu ära, siis mõtlesin mina. Sa läksid lihtsalt õppima, vaata. Mõtlesin, mis asja mina või päriselt, et kas te näete minust potentsiaali, mõtlesin okei. Aga kuna siis nii-öelda kutsekomisjoni ette see minna 3. kursusel, ma olin siis toeg 2. kursusel,
Siis mul oli koolis mingi materjale vaja, siis mõtlesin uuesti ühendust, et äkki saab mulle jagada autokooli oma asjad, et näha, et milline see asi peaks üldse nagu välja näha, mis mingi ettekujutuse. Siis ta uuris, siis tundis huvi, et kaugel mu siis paber on, et kuna me siis saame sinna alles järgmine aasta, et alles 3. kursusel. Ja siis ta veits nagu torkis mind, et kuule, äkki saad nagu varasemaks teha selle, et oleks juba inimest nagu vaja juurde kollektiivis. Mõtlesin, et asja päriselt, aga siis ta mõtleb nagu tõsiselt, et kas minus oleks nagu seda potentsiaali. Siis uurisin koolis juhtkonna käest, et kas ma saaks nagu varem teha need vajalikud asjad, öeldi pole probleemi, aga lihtsalt siis teatud eeldusainet pidin ka siis teisel kursusel ära tegema, ma saaks 3. kursusega sinna kevadel minna kutsekomisjoni ette. Nagu ma ütlen, see oli nagu hullult raju õppeaasta, sest mul oli topelttööd, siis ma pidin ju kõik asjad nagu ette tegema, pluss veel ühe lisapraktika, aga kõik nagu asjad said tehtud ja ütleme, elu lükkas ka mul teatud asjad selles suunas, et ma pidingi nagu valiku tegema, et kas ma olen sinna, kus ma olen, või ma siis tulen motohunti ära, põhimõtteliselt päeva pealt. Ja see hirmutas mind, sest ma ju selles suhtes tööd ma olen kunagi varem teinud, see lihtsalt see, mida ma olen näinud praktikal, mis ma olen nagu kogenud, õppinud. Ja mõtlesin ka huvitav, et kas mind võetakse niimoodi lihtsalt jah, et tule. Ja ma helistasin veel liinile, et kuule, ma on jama, et kui ma nüüd päeva pealt tulen, kas sa võtad mind? Ja ma nii meelest ütles mulle, et kuskilt peab alustama. Et ma ütlen ka, et kui teda poleks nagu olnud, et ta kui ta oleks mind toetanud ja julgustanud seda protsessi tegema, siis me oleks praegu siin. Et ma olen ikka hirmus vaata, mõtlesin ka, et kas mu töö üldse sobib, kuidas ma teen, kas ma üldse sobin, kas ma saan nagu hakkama, et siis mul oli ka niimoodi, et kui ma ei sobi, minuga pooltakse, ei olda rahul, et kuhu ma siis nagu edasi lähen, et see oligi suht nagu pea ees vette hüppamine minu jaoks. Ja ma ütlen ka, et ma ei kahetse seda otsust. See on üks parim asi üldse, mis nagu juhtunud on. Ma olen nagu Berliinile tohutult tänulik, et põhimõtteliselt korjas mind nagu üles, et ta just päästis mind sellel hetkel, kui mul elus oli kõige raskem hetk. Et jah, et tema toetus ja kõik julgustused, et kõik, et alguses mõtlesin ka, et ikka oli hirmus nagu esimesi tundi üksi teha või selles mõttes, aga aga kui sul polegi kunagi esimest tundi olnud, siis sa peadki ära tegema see on veel nagu hästi äge, et kui ma tulin ka, siis kogu kollektiiv võttis mind kohe nagu hästi nagu omaks, et sa oledki nagu oma jope, vaata, kõik nagu toetasid, ära muretse, ikka on see ja see. Ja näiteks ka, et kui oligi esimestel tundidel ei teadnud vaata, et kuidas nagu teha või mida, siis kõik nagu andsid kohe nõu ja toetasid. Et selles mõttes hästi soe ja mõnus kohe nagu vastuvõtt oli ka. Ja siis sattusingi siia niimoodi ja siiani olen püsinud. Aga ma arvan, et sul on endal ka ikkagi seda potentsiaali, et sa mitu korda oled öelnud, et kas sa ikka oled seal väärt ja et kas sa saad hakkama. Aga tegelikult arvestades seda, et kus sa käisid tööl ja kus sa oled proovinud, siis sa tegelikult väga tubli olnud, teinud siuksed. No kuule, keegi arva, et sa kuskil põllumajandusettevõttes või käisid juba Taanis ja Saksamaal ära, et sa oled nagu selles mõttes hüppanudki peaga vette, pea ees vette, ütleme nii. See oli nagu päris nagu hirmutamas, et selles suhtes, et sõiduõpe, et see vastutus juba ju, et sa vastutad kogu see protsessist, sest mina ütlen alati õpilastele ka, et see otsus, mis sina liikluses teed, see mõjutab kõiki. Et see ei ole nüüd see, et näiteks poes ma seisan, ma täna ei võta, see mõjutab ainult sind, aga kui sa oled liikluses, iga see liigutus, mis sa teed, see ei mõjuta ainult sind, see mõjutab kõiki, kes sinu ümber nagu on. Et see vastutus on nagu niivõrd suur, aga jällegi, nagu ma olen ka, mulle meeldib riski võtta, mulle meeldib ennast proovile panna ja ma olen tohutult tänulik selle nagu võimaluse eest. Et selles, ma siiamaani mõtlen täitsa põiks, ma teen seda tööd või. Ja hästi mu lähedased sõbrannad ka, kes on nagu kaugemaks jäänud, aga vahest nagu trehvab suhtlema. Ja siis üks sõbranna kirjutas ka mulle, et sa oled nii äge sõiduõpetaja, sa oled nii tubli ja nagu hästi teed tööd, et see väljaspoolt, see tunnustus ka, see on tegelikult nii oluline, et lihtsalt meelde tuletada, et see asi, mis sa teed, on õige ja sa teed seda hästi. Et see tunnustus on minu jaoks nagu ka hästi nagu oluline, et ei kaotaks iseennast vahepeal ära. Et mõnikord ikka tekib need, et ei tea, äkki ma ikka ei sobi ja äkki ma teen valesti ja hakkad kahtlema. Aga samas mõtleb sinu õpilane samamoodi. Yeah. Et selles mõttes see on tore, kui sul on see enesekriitilisus, sest ongi, meil on täna siuksed õpetajad, kes on võib-olla liiga ennast täis, võib-olla sealt see tuleb see arrogantsus, selline mõnitamine, nähvimine. Kuna sa ise oled inimene ja sa tunned, vaata, et kas ma olen piisav ja teised mõtlevad seda nagunii, siis see ongi hea, see on siuke inimlik kriitilisus, vaata. Et sul on tunded, vaata. Sul on süda ja tunded. Aga mõnel tundub, et ei ole, vaata. Sellepärast mul on ka,
et ma olen üldse hästi empaatiline ja mulle lähevad, õpilane mul on nagu võõras inimene, ta ei ole mul mingi lähedane tuttav, aga mul läheb korda, kuidas ta ennast seal rooli taga tunneb, mis emotsiooniga ta sealt tunnist ära läheb, mul läheb see nagu korda, sest ma nii nagu samastun nendega, kas ma tean, mis tunne see on olla. Et täiesti nagu nullist midagi teha, kõik on uus, võõras on ju, ja sõitmine ka üldse, see on ju tohutult suur asi, mida nagu teha. Et nagu ma samastun nendega, et ma alati toon ka neile, kui neil ongi raskem olukord, et siis ma tean, mis tunne see on, siis ma saangi ennast kohe võrrelda sellega, kui mina läksin esimest korda nagu lavale. Ka ju täiesti teadmata, ma ei tea, mis mind ees ootab. Kas sul oli ka selline tunne, et sul läheb hästi kiiresti seal laval või aeg kadus või hästi ruttu kõik toimus? Ütleme, see oli nagu ja läinud, et see läks nagu tohutult nagu kiirelt, aga igat hetke, mis ma olin, ma nautisin. Sest mina käisin ikkagi sõidutunnis niimoodi, et ma tegelikult oskasin sõita, mul juba tollel ajal mind juba viidi nagu seal kodus sõitma, aga käisin lennuväljal ja niimoodi, et nagu oskasin sõita, aga see liikluses, see tunne minul oli alati nii, et mul oli selgmärg, mul olid käed kuivad, aga mul oli alati selgmärg, kui ma tulin püsti. Mingi närv, aadräkas, midagi oli. Samas ma ei kartnud, aga see sõidutund oli maaks lõpus nagu 5 minutit. Ma kogu aeg kuulasin, ma olin nagu mingi robot, kuhu peab peerama, mida tegema, sest sa oled veel manuaaliga ja see tunne, et keegi on su kõrval, ta vahib, see on nagu eksam või et nagu vaata, see on see, et kui sa praegu räägiksid siin, aga sul on ülemus selja taga, oleks mõnus või? Aga see õpilastel on see sama tunne võib-olla, aga kui sa paata mõnusalt tundma, siis ta võib-olla tunneb, et su tund oli 40 minutit või mis need nüüd on. Aga mul oli reaalselt 5 minutit. Ma oleks nagu, vaata filmides on see eriefekt, ma tundsin ennast sama, nagu ma oleks niimoodi läbi linna ära sõitnud, siis ma tulin lihtsalt selgmärk püsti. Ja, sest minu jaoks on ka hästi oluline see, et autos oleks nagu meeldiv selline õhkkond, selline positiivne vibe, et mida ma õpilast on ka, et ei ole niimoodi, et on õpetaja õpilane, me oleme võrdsed. Mina lihtsalt suunan ja sina teed. Äkki mul on nagu lapsest peale see õpetaja hirm ja sellepärast mul tekib see nagu paanika ja sellepärast ma nagu täna mind õudselt häiribki, kui ma näen kuskilt nagu, et õpetaja nagu alavääristab või nagu kohtleb halvasti seda õpilast. Sest mina ütlen ka alati õpilastele, et võtaks nagu vabalt, ma võin olla sõbranna, sõidupõtab, mis iganes meil seal kõrval olla, ei ole nagu vahet, et ma ütlen ka, et kui see midagi meeldib, siis mulle kohe öelda, et see julge avatud nagu suhtlus, siis mõni ütleb, on ka mul on lihtsalt nagu mingi sõbrannaga, sõidaks mööda linna ringi ja siis paljud näevad ka, et see tund on juba läbi, et see minu jaoks ka, et hästi hea tagasisida, et neil on nagu mugav seal nad tahavad ja siis mõned on ka, et issand, ma olen viimane sõidutund nii kurb, et juba saabki läbi. Teeme veel, lähme tööväliselt veel. Ja mõni ongi küsin. Ma võin sõidutada. On olnud kusjuures need, kes on load saanud helistama, et kuule, et ma sain need load ottad, et ma võiksin sõitma vaata. Ma võin koinakas olla sul see nädal tahad. Et see on nagu nii tore ja ka need, kes on nagu load saanud, ütleme, et kui kuskil näevad, on lehvitavad, tulevad kallist, küsid, kuidas sa lähinud on jutustavad. Tututavad sul kõrval. Ja, on. Üks hiljuti oli just niimoodi, et see oli äkki eelmine nädal, et sõpral oli selline pime aeg, et võtsin õpilasel nagu tundi kokku, paningi seal ongist nagu tule põlemat, tegin veel paberi peale skeemi, et seletsin nagu tunnis on olukorra lahti ja ma kuulen, ma süvenesin nii skeemi ja siis kuulen, keegi hõikab kedagi, vaata, ma ütlesin, et okei, siis vaatan õpilane, tõstab pilgu üles, muigab, vaata, siis ma ei pannud üldse tähele, siis kuule, et keegi kutsub sind, ma ei tea, mis asja. Tõstan pilgus, vaatama kunagine õpilane sõitis mööda, seisab meie nagu auto ees, pool kere juba aknast väljas, tšau, Ragne! Nii tore! Ja siis, kui ma panin tähele tal ära, siis ta oli rahul ja siis edasi nagu mind, et lihtsalt see õpilaste nagu tagasisida, et ei ole vaata see, et õnneks see õudus sai läbi, et neil nagu meeldib see ja mis mulle hästi nagu meeldib ka, et mul üks natukene juba eakam naisterahvas ja siis ta ütles ka, et teil on kodulehel jumala vale info, et teil ei ole fun, teil on nagu mega fun siin vaata, et ta nagu täiega nagu ootas ja nagu meeldib käia ja sellest ka, et enne nagu riiklike sõidueksamit küsid, kuule tahaks ikka veel sõita ja igaks üle vaadata, et see näha, et neil nagu protsess nagu meeldib, et neil ongi nagu tore, sest ma ütlen ka, et kui mina tegin nagu B-kaiti, mul oli õudne.
mul õpetaja luges lihtsalt lehte kõrval, sõidi ise, vaatas ja kus saad, Ei, see on mega hull. et kui ma vaatan nüüd seda õppeprotsessi, kuidas sind õpetatakse, suunatakse ja mis varem oli, et ma üldse ei imesta, et miks inimestel ongi see õpetaja, see must trauma sees, sest jah, paratamatult on ka neid, kes mõnitavad, halvustavad, teevad maha ja on ka, ütleme, tüdrukud, et miks paljud tahavad ka tulla näiteks motohunt, nad vaatavad ka siin naissõiduõpetajaid, nad tahavad naisterahvaks sõita, et tunnevad ennast nagu mugavamalt. Mina olen ka soovitanud enda kõikidele klientidele, nende tütardele, sest tegelikult mina olen käinud väga mitmes nagu üks autokool oli okei. Käisin selge autokooli kohta, võin öelda okei, aga 2 teist autokooli või tähendab, see oli ikkagi üks autokool, kus ma nagu 2 korda sain kogemuse. Ma tegin B-katti, alustasin seal ja vahetasin ja A-katt siis ma sain nagu, kuna ta autokool ei teinud seda A-kattis, ma läksin sinna, ma oleks pidanud motohuntid olema. Aga ma ütlen ausalt, et ma kartsin, et äkki seal on liiga karm õpe nagu selles mõttes, et igal pool uudistes nagu kiidetakse motohunti, et on nii korralik, siis mõtlesin, ma ei tea, et kas ma saan hakkama teie autokoolis. Ma ütlen ausalt, ma ausalt mõtlesin nii, et see on äkki liiga hea minu jaoks, vaata. Ja siis ma sattusin sinna ämbrisse. Ma ütlen ausalt, et mind jäeti üksinda 8 õppima. Ma polnud kunagi tegelikult tsikliga ise sõitnud. 8 tundus mega õudne, ta oli korraks kõrval, siis läks oma komkasse ära sisse. Ma üksi pidin harjutama. Ja see mõnitus, mis ma ka nagu seal sain, see on ka nagu inetu. Ja kui ükskord asendas üks teine õpetaja, sellest õpetajast teevad ilmselt paljud, kuidas ta nagu seksistlikult räägib sinuga sinna kõrva, siis see on nagu rõve. Ja tänu sellele ma tean, mu järgmine küsimus oli nagu nii mõttetu ikka selle naissõidu õpetaja kohta, aga ma arvan, et see pigem on sinu suhtes, ma ei küsigi seda küsimus, see on sinu suhtes pigem nii positiivne, et sa oled naisterahvas, et sulle julgevadki võib-olla tulla mingid või näiteks ongi võib-olla ka siuksed noored poisid tahavad tulla sellepärast, et äkki see ei ole mingi kuri vanamees, kes ei sõima, on ju. Et ka nemad nagu olla mõnitavad, et see ei ole see, et mees mehega võib ka toral. Ma arvan, sul on just väga palju õpilasi sellepärast, et sa oled naine. Et mu järgmine küsimus oligi selline totter, et mingi, kas sul on nagu mingi halb ka, et sa oled naissõiduõpetajaga? Ma ei usu nagu. Ütleme niimoodi, et praeguse ühiskonnas naissõiduõpetajaid on vähe ja on ikka neid eelarvamusi ju levib, sest et on ju ikkagi see muster, nagu ikka kujuned, inimestel on see ikka omane, et sõiduõpetaja on keskealine mees. Aga see keskealine mees ongi see nõmedik, kes täna on kibestunud, mõnitab. Meie omad ei ole. Jaa, aga mida mina olen kogenud, ma ei ole käinud motohundis, mitte kunagi, aga mida mina nagu olen tunda saanud, on nagu eriti inetu. Et kui inimene maksab, lõpuks ma kukkusingi närvidest nagu läbi, ma ei ole kunagi nii palju läbi kukku, ma sain B-katist kohe läbi, aga A-katt oli ma jaoks nagu selles mõttes raske, et see õpetaja peab sulle selle algtaseme, vaata, ma ütlesin, ma oskasin autoga sõita, aga tsikliga polnud kunagi sõitnud, see ei saanud inimesele tsiklist, see on täna nagu, kui see seadus tahtis või tahab tulla, on ju, et anname kõigile siis B-kati omanikele A-kati ka tasuta, et free for you, näe, mine. Tead, kui palju laipu meil siin tuleb siis või? See ei ole okei. Et kui ikkagi inimene läheb A-katis, sorry, aga minge motohunt, siis ma nagu ma kindlasti, kui ma ostan kunagi endale uuesti tsikli, siis ma tulen ja pluss nagu ma tean, et reklaamite ka, et iga kevad, et tule nagu värskendusse. See on jumala hea asi. Et see on nagu ongi kevadsõit, et tuled nii-öelda siis rooste endalt maha pühkida, et jällegi need ohutud võtted selgeks saada, jälle kui ma tsikliga nagu sõbraks saada, et siis meil A-kategooriaga tegelevadki siis 3 meie meesterahvast, jumala äge punt on, jumala ägedad vennad, et selles suhtes, et on alati sul toeks, jooksevad sul kõrvad, seisavad sul kõrval, panevad su istumisasendi paika, annavad nagu nõu, et kuidas ennast mugavad nagu tunda, et selles mõttes, et esimesed sõidud siis oma rattaga oleks nagu ohutud, et ei läheks nagu niimoodi ehku peale. Et jah, et motohunt iga aasta kevadel neid korraldab ja lisaks on ka siis saab liituda ka ju turvameeskonnaga, sest ju motohundil on ka oma mototiim, mis siis käib spordiüritustel siis turvamas nii-öelda, et siis saab ka selle koolituse nagu läbida, et nendel on veel lihtsam, kes on siis
motohundi A-kategooria teinud, et siis nemad saavad automaatselt tulla sinna mototiimi siis nagu liituda, lihtsalt peavad siis näile kursuse läbima, kuidas siis turvameeskonnas kogu see protsess käib ja siis saab nagu vabatahtlikult tulla sinna meeskonda ja liituda. Et selles mõttes on ka nagu hästi nagu äge ja ainulaadne Eestis, mida siis nagu tehakse. Ma pean ka tulemas, ma tunnen ennast, ma ütlen ausalt, ma tunnen ennast nii ebakindlalt nagu tsikli sellest, nagu mul on mingi värin või hirm sees, et ma ei saanud seda tuge ja toetust, mida peaks õpetaja andma, et jälle see õpetaja teema, et sa pead õpetama. Aga lähme edasi sinna, et kui minul oli siin, mina nägin ebaausat intsidenti, kuidas mingi sõiduõpetaja õpetas väga pahasti tuututama, seal ise nagu närvihaige tuututas, siis ma tegin sellest nagu TikToki postituse suunaga, et õpetajad võtaks ennast rohkem kokku ja võib-olla see nagu autokool ka nagu pöörab tähelepanu. Autokooli ma ei maininud, aga ma sain siia alla mega palju kommentaare. Nii. Ja ma tahan teil lugeda, miks nagu ma arvan, et sul on väga lihtne endale õpilasi leida. Üks tüdruk kirjutab, mul sõiduõps pakkus viinereid ja teine karjus esimesel tunnil, et kas ma ei oska sõita. Siiani load pooleli autokooli vahetasin mingi 6 korda õpetajaid, kuniks hea ja toreda leidsin. Väga palju nagu siukseid kommentaare, et kellel on pooleli, kes ei julge enam minna, kellel on massaaži tehtud sõiduajal, kellel käest kinni võetud, vahetatud käiku. Et tegelikult on palju inimesi, kellel on pooleli, kes kardavad, siis mina saadaks nad kenasti Ragne juurde, et minge julgelt ja tehke oma kool ära, on ju, et õpetaja peab olema just selline toetav, tore, armas, arusav, et kutsu neid. Mina võtan kõik rõõmsalt vastu, et kellel vähegi on siis pooleli jäänud või näiteks sõber näiteks väga kardab, et ei julge nagu minna, et siis julgelt tulge motohunti, et meil on ka siis niiviisi, et kui on näiteks kindel õpetaja sõiduõpetaja soov, et siis saab alati ka infosse kirjutada, et kellegi soovitakse siis sõidutunde nagu teha, et meil on ka kodulehekülje peal kõikide õpetaja pildid olemas, tutvustused, et sellest meil on erinevas vanusegrupis. Sõidupad kõik on väga toredad, muhedad, toetavad, hästi soojad, armsad, et julgelt tulge, et sellepärast on ka motohundil siis see kinkekaart välja pandud, et kedagi julgustada ja motiveerida ikkagi oma teekonda siis lõpuni viima või seda nagu eesmärk ikkagi, et need juhiload ära teha. Ja muidugi ka, kes tulevad, et mis mulle ka nagu hästi meeldib teha, et kui õpilasel on oma mingi raadiojaama soov, või soovib oma playlisti, siis minul selle vastu nagu mitte midagi. See on väga armas. Et saab, et võimalikult, et olekski siis see vibe ja hästi mõnus seal siis nagu autos olla, et ei ole nagu probleemi. Aga motohund panebki siis välja kinkekaardi 100 eurot, selle loosis saate osaleda Instagramis ja see on väga hea kingitus, nagu me rääkisime siin, et kellegi sõiduõppefondi ja kui te kingite mulle neid sünnipäev, siis ma luban, et ma teen C-kati, C-kati. Et hakkan rekaga sõitma, et ma olen siin juba 6-meetrise bussiga harjutanud, mis seal enam? Ja, et tasub nagu osaleda, et varsti on jõulud ka, et hea võimalus lisada see kellegile kuuse alla jõulukingituseks, et siuke ilus aeg ka praegu, et anda siis nii-öelda hea sprint nii-öelda uude aastasse, et eesmärk bucket listi. Jah, ja kui on mingi muu üritus või sündmus, et tegelikult teate, et inimene tahab teha või ta unistab näiteks A-katist, ongi C-katist, siis võib kinkida, et saab väiksemas summas ka, jah? Ja, ikka saab. Et selles mõttes saab igaüks kinkida või kingite mitme peale, et see on super hea kingitus. Et jah, et kes soovib nagu lihtsalt motohundit kinkekaarte, siis lihtsalt võtta minna motohundi kodulehe peale, siis kirjuta infosse, et soovite kinkekaarte ja siis toimetatakse teieni, et saate siis kingikotti need juurde panna või siis sünnipäevaks, näiteks nagu Paulole. Jah, mulle juulis tuleb, võite kuhuda ja mulle kinkida ja siis ma teen ära. Siis me võime täitsa vlogi teha sellest, kuidas me teeme C-kotti. Aga kui sa peaksid andma ühe soovituse noorele naisele, näiteks just naisele, kes tahab olla tugev tööl, trennis või siis ka autokoolis, mis see oleks? Et ära karda läbikukkumist, et iga kukkumine teeb sind tugevamaks, teadlikumaks ja suudad sihikindlamatuma eesmärgini välja pürgida. Et mis mulle ka nagu hästi meeldib, et mis mul ema alati mulle ütleb, et näiteks kui mul on mingi suur asi ees või ma hakkan nendes kahtlema, siis ta alati ütleb mulle, et vaata, millega sa varemad hakkama saad, miks sa nüüd ei peaks saama. Jah.
käisid seal tööl, siin. Et ei kardaks neid läbikukkumisi, et seda hirmu, et äkki ma kukun läbi, ma ei saa hakkama, aga ma näiteks selle peale, et tugevad on need, kes julgevad kukkuda ja uuesti püsti tõusta. Mõni kukub 100 korda, läheb ikka püsti, et selles mõttes sa ei ole kunagi lõpuni kaotanud, sa oled siis kaotanud, kui sa rohkem ei proovi. Just. On ju, see on nii hea punkt. Aga mis sa jõuludeks soovisid? Jõuludeks ma soovin, soovin, et minu lähedastel oleks siis tervist, rõõmu, õnne ja kõik, kes minu ümber lähedased ja armsad inimesed on. Ja kindlasti ma soovisin ka enda jaoks rohkem aega uuel aastal, et ma saaks oma hullude spontaansete ideedega tegeleda. Lahe, teeme veel hulle asju. Teeme, Mul üks mõte tuli. Lähme sinna ringrajale. Ei, seda teeme nagunii. Et selle teeme kindlasti ära. Mis me veel teeme? Langevarjuga mina ei tule hüppama, seda ma ütlen kohe ära. Vaatame. Et vaatame, küll ma ära räägin. Siin mõtlesin, teen käruload. Teen need load. Oota, kui ma C-katti teen, siis ma saan automaatselt mõne loa peale. Siis sa pead C tegema, siis saad haagisega endale taha panna. Davai. Kui ajuti ära vaatab. See on siis eriti pikk rong. Et sul on rekkal veel siuke haagis taga. Saad eriti äss. Davai. Jah. Sest ma mõtlesin vahepeal siin, et ma teen aastas ühed load, vaata. Siis mul see relvaluba ei pooleli, sest mul käega oli jama. Ja siis näed, siis ma mõtlesin, kas ma võtan relvaloa või väikepoodi ühele. Nüüd näed, nüüd jäi, nüüd läheb see CE teha ma arvan, et see C ja C on ikkagi nagu must have, et see on nagu tänapäeva naisterahvale must have. Tänapäeva naisterahval peab olema nagu rekkaload vaata. Kunagi ei tea, vaata, tuleb kõigeks valmis olla. Et see ongi nagu tänapäeva ühiskonnas täiesti normaalne vaata. Siis tegelikult on ju ka, et kui sa vaatad nagu praegust ühiskonda, naised on bussijuhid, rekkajuhid, silmga pilgona. Jaa, mul tuligi kliente, tervitame teda Soomes, jumala siuke pautsi-vau on ju, tuleb siin seelikuga, ilus meik on ju, tšiki-priki küüned, siis ütleb, tema on bussijuht Soomes, jumal äge, nii tore, et siuke sõbralik inimene, jälle inimeste inimene, et sobib sinna alale. Jah, et ma ise loodan ka, et ka sõiduõpetajate valdkonda või selle ametile tuleks ka rohkem naisi. Et oleks nagu julgus nagu tulla, ennast proovile panna, et kui see vähegi nagu kõnetab, et õpetamine, inimestega suhtlemine, et siis see töö on just neile, et kindlasti nagu soovitan ja julgustan, et saate hakkama, et ei ole midagi võimatut. Ma arvan, et see võib-olla kõlab natuke negatiivselt, aga ma arvan, et paljudes õpetaja alades, erinevates valdkondades, kus töötad õpetajana, tuleks läbida väike puhastuskuur, et saaksid tulla tööle sellised inimesed, kes sinna sobivad, kes annavad seda õpet hästi edasi, et see on täpselt nagu õpetamine, mitte nagu me eelnevalt mainisime kõike halba, et sa nagu õpetad, abistad, natuke oledki siuke psühholoog on ju. Jah, eks see ongi, et peavad olema teatud isikuomadused. Empaatiasid peavad olema. Just, et sa suudad nagu, et ongi, et sa oled empaatiline, sul on kannatlikkust, sa suudad ikkagi motiveerida, sa oled ise nagu rahulik seal kõrval, sulle meeldib suhelda, sa pead ka suutma võtta seda vastutust. Et kõik need asjad, see asi peab ikkagi meeldima, et sa lähed hommikul tööle nagu rõõmuga, et näed, ma sõidan jälle temaga, mitte see tappida jälle tuleb. Just, et see töö peab nagu sulle nagu meeldima, sest nagu ma ütlesin ka, et kontoritöö ei ole minu jaoks, et ma tunnengi, et sõiduõpetaja töö, jah, ta on küll see sundasend, et sa pead palju istuma, aga lihtsalt see... Kas läheb pärast trenni? Jah, just, ma pärast jooksi. Aga just see, et ma nagu näen, kuidas inimene minu kõrval areneb, et hakkab mind usaldama, ta õpib, ta avaneb, ma näen seda protsessi, nagu progressi, et ta areneb, et ta liigub ja mõeldi, vau, nii äge, et sõidab. Siis sul on pärast kahju tal minna lasta. Ja, et tal on ka kahju, et ma ei taha nagu minna. Äkki sa kukutad mulle? Üks õppijana pakkus mulle tööd. Kuule, aga ma ei lähegi eksamile, et sa jäädki mul elu lõpuni kõrval istuma. Ma helistan sulle, vaata, ja, et kuule, mul on vaja, lähme sõida. Mõtlesin, jah, kui tunnipalk on, jah. Et ka sellised pakkumised on, et paljudega ma olen ka suhtlema jäänud, et kes on nagu lähedasemaks saanud, et siiamaani suhtleme, me oleme sõbrad, et leiab ka hästi palju ägedaid tutvusi, et selles suhtes, et
äge töö, mida teha ja äge autokool, kus tööd teha. Ja töö kiidab tegijat. Jaa. Aga aitäh sulle, Ragne, nii tore oli jagamast meiega fitnessi maailma, motomaailma. Ja mul oli ka hästi nagu põnev ja ka, et kui kellegi on huvi teise osa vastu või on näiteks mingid teemad, mida tahaksite me Paulaga räägiksime just nagu sõidup autokoolidest või siis soovite äkki, et teeme mingi Q&A, et saate oma küsimusi esitada ja siis me hakkame Paulaga neid siis lahkama, et andke meid teada. Ma arvan, et võib-olla enne kevadet peabki ühe tegema, et kui inimesed tahavad uuesti tulla, siis võib-olla tekibki siin küsimusi. Just, et kui ongi mingi küsimusi, kuidas uuesti alustada, mis protsess endast kujutab, et siis andke meile teada. Teeme ära. Aga minge siis vaadake Instagrami, leidke podcasti konto üles, Paula podcast ja seal all on loos. Loosi läheb siis Motohundi poolt 100 eurot ja Termoskalp paneb ka välja 50 eurose kinkakaardiga. Nii et aitäh kuulamast ja tšau! Tšau!